Osaühingu Markkilo juhataja on Urmas Laht, kelle käe all kasvatatakse Lääne-Virumaa ja Jõgevamaa farmides kuni 30 000 siga aastas. Lisaks on ka jõusöödatehas. Lautades on kaasaegne tehnoloogia ja automaatne söötmine. Oleme praegu Kureoja farmis Jõgevamaal. Millega te tegelete? No, praegu Jõgeva farmis me toodame peamiselt nagu liha. See tähendab, siia tuuakse 35 kilosed põrsad ja kasvatatakse 100 kiloseks. Et see on nagu nuumafarm, mis hõlmab siis circa 7-8 000 siga ja on mõeldud siis just ekspordi jaoks toodetud loomadele. Ja kuhu ekspordite oma sead? Eelkõige läheb praegu Läti, Leetu ja Poola. Mis on praegu seakasvatuses kõige suuremaks probleemiks? No ütleme, et mure on kõige suurem see, et katk võtab ja hiilib Eestile lähemale, et kuidas suudaks nii riik kui farmerid katkust eemal hoida. Teine mure on see, et me oleme mitu aastat kogu sektor miinust tootnud. See tähendab seda, et seakasvatus ei ole olnud tasu, et kuidas sellest olukorrast välja tulla. Mis on teie jaoks kõige rõõmustavam selles sealiakasvatuses? Ega te muidu nii kaua siin pole tegelenud sellega? No rõõmustav on see, et selle valdkonnaga on kuidagi nagu hästi välja tulnud. Et see annab nagu positiivsuse, et eks ma olen oma elus proovinud kasvatada noorveiseid, mul on ka mõned lehmad olnud elus ja lambad ja kanad ja kõik on proovitud, aga seakasvatus kuidagi on jäänud nagu väga hingelähedaseks. Ja kuidagi on siin nagu otsused õiged olnud ja see äri on nagu varemini välja tulnud. Olete vahepeal olnud ka varasematel aegadel aktiivne ka poliitikuna, et kas nüüd seakasvatuses närv puhkab rohkem kui poliitikas olles? Jaa, seda kindlasti. Kui seal on 101 liiget, siis need 100, kes peale minu on, keegi vastu ei hakka.